finalisti jaoks on kõik uus novembrikuus. Seega, vaatan otsa vahepeal Aivarile, kas Aivar noogutab mulle. Vaatan, kus on Aivar. Aivar, kas sa noogutad mulle? Ahah, selge. Nii et meie järgmine finalist on, kes meie ette on tulemas, igapäevaselt toimetab ja töötab restoran Platsis. Juks Ojaperv teeb veel viimased ettevalmistused ja siis on ta juba lavale tulemas ja taaskord on ees ootamas ülesanded. Pärast seda tehakse teatavaks ka White Guide järgnevad auväärsed liikmed ja seda puhku keskendutakse siis Tallinnale. So after this second finalist of the Estonian Beer Sommelier 2018, we're going to continue with the White Guide list and we're going to focus on the Tallinn restaurants. But right now, we're going to continue with the competition. Ja mul on tunne, et meie järgmine finalist on samuti valmis. Siinkohal soe aplaus ja ootame teda lavale. Olge head restoran Platsist ja Juks Ojaperv. Tere Juks. Tervist. Ma tulen siia poole. Lühidalt räägin sinu järgmist ülesannet, neid saab olema sul mitmeid, aga võtame sammhaaval. Seal valge pukklaua peal on sinu järgmine ülesanne leiab aset. Ülesanne on, palun määra nende õllede kääritustüüp, õllestiil ja pärit olumaa. Ülesandeks on aega 3 minutit. Oled valmis? Olen valmis. Võid minna laua taha ja siis läheb ka aeg käima. Ole hea. Number 1. Kääritustüüp eil. Õllestiil. Belgian ale. Belgia. Number 2. Eil. Eesti. Vitbeer. 3. Eil. Ekspinakääritus. Vitbeer, Belgia. 4. Eil, Kose. Taani, 5. Kääritustüüp laager.
Peil Laager Eesti, kõik. Suurepärane. Esimene ülesanne on läbitud ja hea Juks, võid tulla lava keskele rohkem. Jätkame teise ülesandega. Kirjeldus on selline. Algab tavapärane tööpäev õllepaaris ning sul on 2 minutit aega kontrollida üle oma töökoht, kas kõik on teenindamiseks valmis. Sa võid vaadata, katsuda ja maitsta kõike, mis laval on. Palun kirjelda ja põhjenda oma tegevusi. Sul on aega 2 minutit. Oled valmis? Kas saaks ülesannet korrata, palun? Algab tavapärane tööpäev õllepaaris ning sul on 2 minutit aega kontrollida üle oma töökoht, kas kõik on teenindamiseks valmis. Sa võid vaadata, katsuda ja maitsta kõike, mis laval on. Palun kirjelda ja põhjenda oma tegevusi. Sul on selleks aega 2 minutit. Ma olen valmis. Ole hea, aeg läks käima. Nii, mulle jäi silma, et siin laua peal on plekid, kui kuskil uut puhast lina ei ole. Aga valgus petab ära, tõstame toolid natuke siia poole. Klaasid on olemas, mul on piisavalt erinevate õllestiilide jaoks erinevaid klaase. Klaasid, teeme pistelist kontrolli, on hästi poleeritud, puhtad. Õllealused on olemas käe juures, küüler on olemas, piisavalt külm, jää on sees. Teine küüler ka, mis lauda viia, on olemas. Külmkapp on õlut täis, valik on täpselt nii, nagu olema peab. Osad asjad on liiga taga, tõstaks ette poole need. Siis näeb kliendile parem välja. Igaks juhuks kontrollin, et eelmine vahetus oleks õlled õigesti pannud, et ei ole best before asju siin kehtib. See on keegi jätnud siia, selle peaks ära koristama, silma alt ära panema. Ma olen siia taha peitu. Nii. Miks see välja on jäetud, paneme külma. Nii, kõik on ühendatud, õlu on olemas, vaatame, kas korras ka. Ja aeg. Siinkohal taaskord soe aplaus Juksile. Juks, võid tulla hetkeks ka siiapoole. Nimelt liigume edasi kompleks ülesannega. Kirjeldus on väga lühike, aga see-eest on sul aega kõige rohkem. Ole hea. Palun võta tellimus sellest lauast ning järgnevaks ülesandeks on sul aega 7 minutit. Oled valmis? Ole valmis. Ole hea. Aeg läheb käima. Tervist! Olete välja valinud, mis te soovite? Jaa. Palun serveeri meile pudel teusi ning me sooviksime selle õlle kõrvale ka süüa. Ühtlasi palun tutvusta ka meie külalistele sellele lugu. Kas kõik joovad teusi? Panen igale ühele sama klaasi. Sobib, sobib. Söögi osas vabad valikud võin ise valida täiesti. Kas sobib, kui ma panen sama söögi või soovite erinevaid asju proovida? Kuidas otsustad? Vabad käed.
nii, Deus on niisugune õlu nagu, et ta ütleks, et ta on kõige lähedasem õlu, mis võiks olla vahuveinile või šampanjale, et õlu on niisugune kõrge karboniseeritusega, pudel, mida ma kohe näitan, meenutab ka šampanjapudelit, aga siiski ma panen teile tekuklaasid, sellepärast et absoluutselt kõiki käsitööõllesid, üldse õllesid, mitte ainult käsitööõllesid, võib serveerida tekuklaasist. Võiks pakkuda ka šampanjaklaasi või siis vahuveiniklaasi, flööti, ma näitan teile kohe seda ka, aga ma ütleks, et tekuklaasist tuleb õlle aroom ja maitse paremini välja. Õlu on mul siin ilusti külmas juba. Nii, teen puhtaks. Tutvustan teile Deusi ka, mis te välja valisite, teil on hea maitse. Nii, aga see kõrvale ma soovitan, kuna tegemist on niisuguse, pigem ütleks, võiks pakkuda seda õlut aperitiiviks, siis siia kõrvale on midagi väga rammusat ei valiks. Et üks moment, võtame selle fooliumi pealt maha. Nii. Keegi teist kindlasti kogub medalione ka, küll saab taskusse panna. Kuna sellel õllel on niisugune kõrgem karboniseeritus, siis seda ei maksa nagu väga palju korraga valada, et pigem valame niisuguse, ütleme, 5 klaasist. Vabandust, mõtlesin ümber. Sooviksin hoopis vaadiõlut. Mis teil vaadis on? Vaadis saab purtse ipat, võin lähemalt rääkida. Anna maitsta enne. Sobib. Anna maitsta. Ja, kuulen teid. Vabandust, see õlu on kuidagi kummaline, soolane ja nagu hapuks läinud, et miks ta selline on? Kas sa oled seda õlut? Jah. Aga ma räägin, see õllestiil koose, see ongi siuke hapu ja soolane, ta peabki olema hapu ja kui ta ei oleks hapu ja ta ei oleks soolane, siis oleks halvaks läinud. Et see ongi siuke huvitav saksa stiil, see on siuke nisu meresoolaga tehtud, ta peabki täpselt siuke olema nagu on. Vaat kui huvitav. Äkki nüüd maitseb paremini? Usaldame teid. Ma annan maitsta kõigepealt enne, kui täitsa välja vajan. See on purtse metsik ida. Teile ikka sobib sama õlu? Jääte selle juurde? Aga selle, kes nüüd jäävad selle sama õlle juurde, selle Deusi juurde, teile ma soovitaks sauteeritud tiigerkrevetid, mis on tehtud siis küüslauguga, peeterselliga, et selle õlle siuke kõrgem karbonisatsioon toob suurepäraselt välja sellise kreveti umaamise maitse, hästi krevetise omapärase maitse, õlle linnaselisus sobib niisuguse kreveti kerge magususega ja see koriander seal sobib selle õlle sellise rohkem niisuguse puuvillase nüansiga. Sobib see? Lasen teile terve klaasi. Nii, ja siin on see purtse IPA. Ta on veidike niisugune kangem 6,7 volline IPA. Täitsa sobivad need samad krevetid sinna juurde, aga soovite midagi
muud või soovitame. Aga teeks midagi vürtsikat võib-olla. Võtaks viinamateod, ahjus küpsetatud viinamateod, meil on väga hea uus asi menüüs, ahjus küpsetatud viinamateod, kerge tsilli, küüslaugu ja pesto kastmega. Ja seal kõrval on niisugune krõbe sai, maitsestatud veel ürdiõliga ja kõrval on ürdi ajooli. Et selle õlle niisugune humalane mõrkus super tasakaalustab selle viinamatigude tsilli ja see õlu on super puuviljane, see aitab nende ürtidega väga hästi sobida ja selle õlle niisugune mõnus keskmisest kõrgem karbonisatsioon sobib suurepäraselt ja toob esile selle tigude tekstuuri. Ja aeg. Aitäh! Aga hea Juks, külalistel kaheliikmelisest lauast on veel üks küsimus. Jaa, mul on sõber, kollektsionäär. Sooviks endale viia kingiks õlle, mis sobiks pikaajaliseks säilitamiseks. Ja palun soovitage mulle midagi oma õllepaarist. Ja kahjuks on mul hästi kiire ja takso on 2 minuti pärast juba kohal. Meie paarist? Jaa, loomulikult. Andke mulle üks hetk. Läheb nagu keldrisse õlu pikaks säilitamiseks. Arvetan. Nii, üks hetk, ma vaatan, mis meil siin on. Ma arvan, et see on kõige eksklusiivsem asi, mis meil hetkel saadaval on. See on väga tuntud pruulikoja Chimay toode. See on Chimay Blue eriversioon. Pudel on kirjas ka, millal ta on pudeldatud. See kindlasti kollektsioonis paistab silma sellepärast, et siin on, tegelikult see on prinditud, aga see näeb välja nagu oleks käsitsi kõik info peale pandud. Et selle õlle säilivus on, ma ei tea, kas nad isegi kirjutavad peale, aga selle õlle säilivus, kui on õigetel temperatuuridel, ütleme seal keldri temperatuur alla 10 kraadi, kuiv, et see õlu võib seal olla keldris 10 aastat kindlasti, kui mitte rohkem. Et ma olen ise sama tootja Chimay Blue'd joonud, mis on olnud 15 aastat vana, super. Ja sõbrale võid täpselt sama juttu rääkida, et see on väga legendaarne asi, mis ma arvan, et ükskõik, mis õllesõber talle külla peaks tulema, siis kui ta selle lahti võtab, siis kõik teevad suured silmad selle peale. Aga palun, on sul küsimusi veel? Ei, ma kuulan ikka sind. Kuulad mind? Võib-olla soovib pruulikoja kohta tausta teada. See on 19. sajandi keskel loodud pruulikoda Chimay. See on üks vähestest trapist pruulikodadest. Chimay asub Belgias. Ja aeg. Sellega on Juks Ojaperv oma etteaste teinud. Aitäh, lugupeetud žürii liikmed. Mõned kiired sõnad ka Juks samal ajal, kui siin tehakse kiiret ettevalmistust ja lava muutub taaskord veelgi suuremaks, et siia kutsuda rohkem inimesega. Juks, mis emotsioonid valdavad? Mis tunded jäid? Alati saaks paremini. Alati saaks paremini. Ja, tegelikult mulle meeldis. Meeldis. See on mu töö. See on su töö. Restoran Plats ja õllesommelier. Mis staažiga võime rääkida sinust? Paariaastase staažiga, 5-6 pluss. Kui kaua oled seda tööd teinud? Restoran Platsis olen teinud seda veidik üle aasta nüüd, aga siinkohal ma nagu super tänaks oma tööandja, kes juba eelmise aasta peale võistlust usaldas kogu õlleteema minu peale ja mul on täiesti vabad käed seal teha õllemenüüd ja ma ei pea isegi kellegi küsima, kas ma võin selle sisse võtta või mitte. Et suured tänud mu tööandjale, kes lubab mul minu enda maitse järgi asjad valida. Ja seni on tagasiside suurepärane olnud. Suurepärane. Aga edu sulle ka tänasel võistlusel. Veel kord soe aplaus. Finalist number 2.